Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis lapsevanema õigustes huvikooli sisseastumist. Oleme hetkel sisse loginud lapsevanema kasutajana Juta ning siin näiteks soovime teha huvikooli taotluse tema lapsele Joosepile. Avalehelt on võimalik oma laste tabelini jõuda kahel viisil. Alla kerides ongi lastetabel näha. Sellesse vaatesse on võimalik jõuda ka külje peal oleva rippmenü nupuga Minu lapsed. Nüüd valime lapse, kellele soovime huvikooli taotluse teha ning vajutame tema kastis olevale sinisele huvikooli taotlusnupule. Avanevas vaates saamegi taotluse luua. Teeme esimese asjana kindlaks, et oleme taotlust tegemas õigesse õppeaastasse, sest vastasel juhul ei pruugi huvikoolis soovitud rühma kas olla või taotlus saadetakse vale õppeaasta rühma. Kui kuupäev on valitud, tuleb meil kindlasti valida ka huvikool, kuhu soovime taotluse saata. Meie puhul soovime taotluse teha korvpallirühma, huvikoolis spordikool ja vabaajakeskus. Kategooriad lihtsustavad õige rühma leidmist ning tänu kategooria valimisele ongi rühmade ripploendis korvpall kohe nähtav. Kinnitame ka Tallinna linnavalitsuse määrusega tutvumise ning andmete õiguse kastikesed ja siis saamegi taotluse esitada. Nüüd läks lapsevanema e-posti aadressile kinnitusmeil. See tuleb kinnitada, sest vastasel juhul ei saa huvikooli esindaja koha pakkumist rühma teha. Lapsevanem on meie näites nüüd e-maili ära kinnitanud ning huvikool ka koha pakkumise teinud. Mainin ka, et kui e-posti aadressile kinnitusmeili ei tulnud või see kadus kuskile postkasti sügavustesse, siis tuleb ühendust võtta huvikooliga. Avalehel näeme, et tekkinud on pakkumine. Rea lõpus on 2 valikut. Pakkumise saab vastu võtta või ka sellest loobuda. Me soovime koha pakkumise vastu võtta. Enne tuleks läbi lugeda ka üldtingimused, märkida nõusolekud ja alles siis vajutada nupule Võta vastu. Ja nüüd ongi huvikooli koha pakkumine vastu võetud ning taotlus on käskirjaootel. Vastuvõtmisega loetakse kohe kasutamise leping sõlmituks. Huvikooli sisseastumise taotlust on võimalik teha lapsevanemal kui ka täisealisel õppuril ka iseendale. Kogu protsess on identne varasemalt videos käsitletuga, aga avalehelt Minu lapsed vaatesse mineku asemel tuleb vajutada Tee taotlus enda kohta kastikeses huvikooli taotlusnupule. Ja nagu näha, avanebki samasugune taotluse tegemise vaade, kus tuleb valida korrektne alguskuupäev, huvikool ja ka rühm. Tehes taotluseni lapsele või ka iseendale lähevad need esialgu käskirjaootele. Avalehel on huvikooli pakutud kohad kastikeses teha koha pakkumist ning veerud rippmenüüs on võimalik filtreerida kuvatavat informatsiooni. Meie sooviksime näha ka haridusasutuse poolset staatust, nii et märgime siia linnukese. Nüüd lisandubki veerg, kus näeme, et Joosepile tehtud taotlus on veel käskirjaootel. Kui huvikool on käskirja kinnitanud, siis on õppur huvikoolis kinnitatud staatuses. Kui koha pakkumine on õppuri või tema esindaja poolt vastu võetud, aga saab huvikooli esindaja siiski veel kohast loobuda.